Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 6 minutit 1 läbi ning nagu ikka on sellel ajal Kuku Raadio eetris värske Krimiraadio. Saadet juhivad ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate teises osas tuleb juttu nii-öelda hooajatöölistest ehk Leedu autovarastest. Tartus tabati möödunud nädalal üks organiseeritud varaste brigaad otse teolt. Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vossmann ja Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Laurina Tšitškan selgitavad, kuidas kogu see operatsioon toimus. Saadet alustame, aga ühe võika veretööga Lasnamäelt. 2024. aasta veebruari hommikul nimelt leiti Tallinnas Punaselt tänavalt pärast korteri põlengut korterist põlenud surnukeha. Ühel hetkel sai aga selgeks, et see pole mitte õnnetus, vaid hoopis tapmine. Tänaseks on süüdlane 40-aastane Jevgeni Nurtinov mõistetud siis 13 aastaks vangi, ent kogu lugu sellest, kuidas üldse tapja jälile jõuti, on väärt pisikest krimiromaani. Kuidas see kuritegu lahendada õnnestus ning mida tapja leidmiseks teha tuli, sellest räägivad meile täna isikuvastaste kuritegude talituse uurija Maarja-Liis Põder ja talituse juht Hisko Vares. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere! Tere päevast! No, millal tekkis teil esimene tunne, et tegemist pole ikkagi pelgalt tulekahjuga, vaid midagi on selles juhtumis ikkagi oluliselt valesti? No meie jaoks sai see asi alguse siis, kui sündmuskohale reageeris kohtuarst. Ja kohtuarst andis oma esialgse hinnangu, et surnukehal on tõesti vägivalla tunnused ja surm on saabunud koguni 4-5 päeva varem. Ehk siis meil tekkis küsimus, et millest see tulekahju siis alguse võis saada, kui isik on juba nii mitu päeva surnud olnud. Ma saan aru, et ka näiteks selle sama korteri uks andis mingisuguseid selliseid signaale, et kõik ei ole nii, nagu esialgu tahetakse näidata. Jaa, et kui päästjad sinna sündmuskohale läksid, siis korteri uks oli lukus ja see oli tõesti selline huvitav uks, et kui seda nüüd tahta väljastpoolt kinni lükata, siis selleks pidi kasutama võtit, et ilma võtmeta seda ust kinni lükata ei saanudki. Nii et meil oli mitu asja, meil oli surnukeha isik, kes siis oli surnud mitu päeva varem, meil oli lukus uks, meil oli tulekahju, mis oli aset leidnud äsja vahetult, seega meil tekkiski selline esmane eeldus, et pärast tulekahju puhkemist on keegi siis sealt korterist välja läinud ja ukse kinni lükanud ja selleks pidi tal olema ka võti. Mis teeb sellises põlenud korteris tõendite otsimise ja sellise vaatluse kuidagi eriliselt keeruliseks? No, eks tulekahju iseenesest ju hävitab väga palju tõendeid. Et see on niisugune tavapära juba, et kui on sündmuskoht, see on põlema pandud, siis tulekahju tulevad kustutama päästjad ja juba selle kustutustööde käigus hävineb väga palju olulist materjali, mis tava sündmuskoha puhul jääb sinna alles, et jah, tavapäraselt ongi ja eks see kurjategija eesmärk on ju ka, et võimalikult palju tõendeid hävitada. Tema eesmärk kindlasti oli hävitada enda tapatöö, ehk siis lootuses, et surnukeha põleb piisavalt ära ja temast ei ole võimalik ekspertiisi käigus tuvastada, et mille tagajärjel ta siis lõpuks suri. Aga ma lihtsalt tahtsin ühe asja veel ära öelda, et enne kui kohtuarst sinna sündmuskohale jõudis, et olid seal kohal ka meie kriminalistid, kes siis tegelikult selle kõige esimese hinnangu andsid ja neile tundus juba see surnukeha asend kahtlane, et kui tavaliselt inimene nii-öelda elusas peast põleb, et siis tekivad need looteasendid ja muud sellised detailid, mida antud juhul ei olnud. Ja eks siis selle tõttu juba kriminalistid kutsusid kohale kohtuarsti ja hakkasid asja juba natukene tähelepanelikult vaatama. Ja siis, kui te olite juba enam-vähem selgusele jõudnud, et kõik ei ole nii, nagu esialgu tundus,
et see on pigem mõrva sündmuspaik, leidsite te ühe sulanud süütevedeliku pudeli, millest, nagu ma aru saan, sai hiljem päris oluline tõend. Mille pärast see eriline tõend oli? No jaa, kui me seal sündmuskohal ringi vaatama hakkasime, otsisime seda võimalikku tulekahju põhjust, elektrisüsteemi me saime välistada üsna kohe, sest et sündmuskohal oli näha, et elektrikilbi kaitselülitid ei olnud rakendunud, me saime ka info, et seal korteris elektrit sees ei olnud ja leidsime siis sealt täitsa tulekahju koldest või sealt epitsentrist osaliselt sulanud plastikpudeli. Etikett oli seal pudelil ka osaliselt sulanud, osaliselt alles, näha olid seal 2 tähte, O ja T, võis mõista küll, et seal ees oli ka olnud täht või paar. Ja siis lihtsalt arvestades seda kogu konteksti seal, et meil on tulekahju sündmus, võimalik süütamise kahtlus, me tegime sellist lihtsat trikki, et guugeldasime süütekeel hot märksõnadega ja leidsime tegelikult täpselt sobiva vaste. Aga miks see oluline oli? Kas ma saan aru, et selle pudeli peal, see pudel ise nagu ei andnud mingisuguseid, ma ei tea, näpujälgi, midagi taolist, aga mis sealt edasi arendas nüüd selle hoti nimelise süütevedeliku pudeli leidmisega? Jaa, seal oli peal väga oluline asi meie jaoks, et seal oli säilinud partiinumber, mis tegelikult siis lõpuks oli selles osas väga oluline tõend, et kuidas saada see süütaja nüüd sinna sündmuskohale. Me jõuame kindlasti ka selleni, kuidas see väljaselgitamine täpselt käis, aga esimesed tõendid olid leitud, oli välja selgitatud, et või hästi teil oli teadmine olemas, et ilmselt on süütekeeliga see asi seal põlema pandud, aga ega kahtlusalust ja kedagi otseselt ju ei olnud ja mõistagi läksite te küsitlema samas majas elanud naabreid, kui palju neist uurimises abi oli ja kui palju see edasi aitas esialgu? Kindlasti oli abi, et meie eesmärk oli see kannatanu elustiil ja suhtlusringkond välja selgitada ja päris mitu naabrit mainisid sellist isikut nagu tatarlane, üks meesterahvas, tema hüüdnimi oli siis tatarlane, et eesnime perenime keegi meile öelda ei osanud ja oli siis teada, et see tatarlane koos oma elukaaslasega viibis sageli seal kannatanu korteris, periooditi ka elas seal ja viimastel päevadel ei olnud neid seal majas enam näha, ehk siis meil tekkis kohe küsimus, miks. Isko, kui tavaline see on, et naabrid ikkagi päris hästi teavad, kes ja mis? Üldiselt me oleme ju kursis, et elu on anonüümne, eriti sellistes kortermajades, inimesed ei tunne ei naabreid ega kedagi ega tervita neid. Ja nüüd siis ikkagi mingisugune tatarlane ja mingisugused käimised olid ikkagi öelda, kui tavaline see on? Oli see nüüd mingisugune selline nähtus, mida tavaliselt ei kohta? Kusjuures tegelikult naabrite küsitlus, see on üks kõige viljakamaid töövahendeid üldse kriminaalpolitseile, et seda me kasutame alati ja see annab alati väga häid tulemusi. Aga kui nüüd antud teema juurde tulla, siis tegelikult ja ka laiemalt üldiselt, et ega siis naabrid ikka teavad niisugused kergelt probleemsed naabreid, et see üldiselt on tervele koridorile, tervele majale teada ja siis juba, kui sa tead, siis tekivad ka juba need märkamised ja üldiselt jah, see andis head tulemust. Nii et need naabrid olid probleemsed, et selle poolest ka teistele naabritele teada? Nad olid teada teistele, ma ei ütleks, et nad nüüd üdini probleemsed olid, aga nad olid silma jäänud oma tegevusega. No, mina oma talupoja mõistusega mõtleks nüüd selle peale edasi, et oleks vaja välja selgitada, et kes sealt trepikohast siis ikkagi liikus, mis inimesed liikusid ja selleks vaataks mina kaameraid. No kuidas nende kaameratega lood on? Oli seal teil sellist materjali, mida vaadata? No kaameratega oli tegelikult kehvasti, et maja küljest seal ühtegi kaamerat ei olnud, aga see ei olnud selles suhtes takistus, et maja lähedal oli õnneks üks bussipeatus ja me siis mõtlesime, et bussidel teatavasti linnaliinidel on pardakaamerad, et võib-olla, kui me nüüd võtame selle tulekahju puhkemise hetke, vaatame, mis bussid sealt mööda sõitsid, võib-olla jäi midagi pardakaamera peale ja meil tegelikult oli päris palju õnne, et tõesti nägime üks hägune kogu sealt kortermaja trepikojast välja tuli. Ehk et siis ühelt poolt siis naabrite antud ütlused ja teiselt poolt siis see hägune bussikaameraga tehtud pilt või salvestus, need kokku pannes siis jõudsite veendumusele, et seesama Nurtinov ehk tatarlane tuleks kinni võtta või teda tuleks igal juhul üle kuulata?
No sinna veel pisut läks aega, aga sisuliselt jah, et kui me seda infot seal kogusime ja kõik need killud omavahel kokku panime, siis me saime tõesti lõpuks selle võrdusmärgi, et see tatarlane, tema on nüüd Jevgeni Nurtinov, me saime selle tema päris nime paika. Kui me tema kohta natukene rohkem uurisime, siis selgus, et sellel samal tulekahju puhkemise päeval hiljem kutsus ta endale kiirabi ja me siis küsisime välja need kiirabi pardakaamera videod, kus oli näha tegelikult tema riietus, tema jalanõud, et ühest küljest on see hea, et me üldse teame, milline ta välja näeb, et üks asi on dokumendifoto inimesel, teine on reaalsus, need võivad sageli olla küllaltki erinevad. Ja siis hiljem ka seal sündmuskoha läheduses olevaid kaameraid vaadates me leidsime ühe kaamera, kust vahetult pärast tulekahju puhkemist siis kõndis mööda üks meesterahvas sündmuskoha poolt ja tal olid samasugused riided, samasugused jalanõud, nagu olid Nurtinovil selle kiirabi kutse ajal, ehk siis tegelikult tõendite kogumis me saime selle Nurtinoviga tulekahju ajal sinna sündmuskoha lähedale. Kild killu haaval. Iga kild omaette ei räägi midagi, aga kui nad kokku panna, siis hakkas mingisugune pilt tekkima. Just. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi ning tänase saate esimeses osas oleme rääkinud mõrvast Lasnamäel, mille lahendamine on nõudnud kavalust ja kannatlikkust ja sellest on meile saates rääkimas isikuvastaste kuritegude talituse uurija Maarja-Liis Põder ja talituse juht Hisko Vares. No me rääkisime, et lõpuks läbi häguste kaamerate ja kiirabikaartide kild-killu haaval oli võimalik asetada kahtlusalune tatarlane Jevgeni siis sinna põlenud korterisse. Hisko, millal te otsustate, et aeg on ikkagi katsutav kinni pidada, kuigi tegelikult ju tõendeid nüüd liiga palju ei olnud, et tema just selle tapmise toime on pannud? Kust kohast see piir jookseb? Suures plaanis selliste raskete kuritegude lahendamisel on meie põhimõte selline, et nii vähe tõendeid kui võimalik, või ütleme niimoodi, et nii palju tõendid kui võimalik selle lühikese aja jooksul hankida on, et inimene, kes võib olla teistele ohtlik, tänavalt ära koristada. Ehk siis minimaalne pakett kokku ja inimene tuleb tänavalt ära võtta, sellepärast, et tema puhul, näiteks Jevgeni puhul on väga hästi näha tema riskikäitumine, et tegelikult peale tapmist ja enne süütamist jõudis ta veel ühe kuriteo tegelikult toime panna ja veel mõned päevad varasemalt oli ta ka kuriteo toime pannud, et üldiselt jah, vaatame kriitiliselt need miinimum tõendid, et oleksid olemas, võtame isiku maha ja proovime ta vahi alla saada ja siis juba hakkab nii-öelda suurem töö nii-öelda vettpidavate tõendite kogumiseks. Mul on üks selline võib-olla ka erinevatest filmidest tuttav olukord, et kõiksugu tunnistajad hakkavad eriti hästi rääkima siis, kui kahtlustatav on kinni võetud, ehk et nad enam ei taju nii otsest ohtu, sest varem ütlusi andes võisid nad ikkagi arvata, et äkki see vend tuleb veel tagasi ja maksab kätte ja siis jätavad palju enda teada. Kas teil oli selle kuriteo lahendamisel sama olukord, et seal tuli uuesti küsides tuli seda infot rohkem ja juba nagu avanes see pilt palju avaramalt? Jaa, et üks asi on see, et inimesed võib-olla tunnevad hirmu. Teine asi, mis oli selle suhtlusringkonna puhul, et paraku seal igapäevaelu osa oli ka alkohol, mis teatavasti mälule ka kõige paremini ei mõju. Ja tõesti, kui me seda teistkordset küsitlemist tegime, siis kannatanu ülevalt naaber rääkis meile, et 4 päeva enne tulekahju puhkemist oli siis tema juures toimunud selline koosolemine, kus ka alkoholi tarvitati ja seal oli siis lisaks sellele naabrile endale oli kannatanu, siis oli Jevgeni ja Jevgeni elukaaslane. Ja mingil hetkel siis seal tekkis ka konflikt Jevgeni ja kannatanu vahel ja selle konflikti käigus siis Jevgeni lõi kannatanu hakkas ka ninast verd jooksma ja selle peale siis ülemine naaber piltlikult viskas nad sealt oma korterist välja. Nad läksid siis, kolmene seltskond läks korrus allapoole kannatanu korterisse ja seal siis sündmuste jada läks edasi ja lõpuks ka
jõudis sinna. Kõik see jutt esimese hooga ei tulnud välja, kui küsitlesite? Ei, see tuli meil teistkordsel küsitlemisel, aga see oli ka tegelikult väga-väga oluline mõistagi, sest et sealt algas see tapmise sündmus ju tegelikult ja kui me tegime hiljem sündmuskoha vaatluse selle naabri korteris, siis meil kriminalistide abiga õnnestus tegelikult leida ka nendelt kardinatelt, mis seal korteris oli, õnnestus leida verepritsmeid ja hilisem DNA ekspertiis tegi siis kindlaks, et see veri oli kannatanu oma. Ja nii te jõudsite otsapidi ka nüüd selle Jevgeni elukaaslaseni, kes on selgelt, nagu ma aru saan, oli sündmuse juures ja oleks võinud olla ka üks tunnistajatest, aga tema, nagu ma aru saan, ei rääkinud, ei olnud valmis koostööks politseiga. No tema meile ütlusi ei andnud jah, et tegelikult selleks on tal ka ju õigus, et oma elukaaslase vastu ta ütlusi andma ei pea ja seda ta ka ei teinud. Aga üldiselt niisuguste elukaaslaste ja lähedaste osas ega me väga ei igatse ka neid ütluseid, et need ütlused tihti võivad meid juhtida ka valedele jälgedele, et kuna seal võib tekkida see kaitseefekt ja lihtsalt raisatakse meie aega, suunatakse meid hoopis kusagile mujale. Et tegelikult nii ehk naa, isegi kui ta annab need ütlused, me vaatame väga-väga kriitilise pilguga sinna peale ja ikkagi proovime oma rada pidi minna ja nii-öelda nende ütluste tõepära kontrollida muude tõenditega. No valedele jälgedele ei juhtinud teid ka Jevgeni ise, sest nagu ma aru saan, siis ka tema ei soovinud ühtegi ütlust teile anda, aga senistest kaamerapiltidest, nagu me oleme nüüd kuulnud, te küll teadsite, et trepikoja ukse juurest see Jevgeni sealt tuleb, aga kindlalt ikkagi väita ei saanud, et ta tuleb just sellest konkreetsest korterist ja ma saan aru, et siin ikkagi hakkab nüüd mängu tulema see salavärane hot süütekeeli pudel, no mismoodi see kõik ka sealt edasi kulges, kuidas tal õnnestus lõpuks Jevgeni sinna korterisse paigutada? Jaa, no see on väga õige märkus selles osas, et kui inimene tuleb trepikojast, siis ega me ei saa talle veel midagi inkrimineerida. Et meie jaoks oli ikkagi oluline kõik kahtlused kõrvaldada, seda enam, et tema oma süüd ju ei tunnistanud, pealtnägija meile ka ütlusi ei andnud, ehk siis meil oli vaja näidata, et ta tuleb sealt konkreetsest korterist. Ja meil tekkis mõte siis selle süütekeeli pudeliga seoses, et kuna seal oli säilinud see partii number, siis me mõtlesime, et kui me nüüd suudame ära näidata, et Jevgeni on kas ostnud või varastanud täpselt sellest partiist pärit pudeli kuskilt, siis me tegelikult suudame ta panna ka sinna korterisse. No, ma proovin nüüd ette kujutada, kuidas käib ühe pool põlenud etiketiga süütepudeli mingisuguse seeria numbri kaudu selle ostu- või müügikoha leidmine. No kuidas see ikkagi õnnestus teil? Mis see esimene samm oli, mis selle seeria numbriga pihta hakati? No seal ongi täpselt see, et üks asi viib teiseni. Alustasime sellest, et tegime päringu tootjale, küsisime konkreetse partii numbri kohta, et mis kuupäeval see partii toodeti ja mitu pudelit siis toodeti. Selgus, et partii toodeti 16. jaanuaril, see on siis nüüd circa 2 nädalat enne tulekahjut, mis meie jaoks oli muidugi positiivne. Talvine aeg, me teadsime, et tõenäoliselt väga palju neid pudeleid müüdud ei ole, ehk siis natuke kitsendas seda ringi. Et grillihooajal oleks olnud palju keerulisem. Just. Ja tegelikult neid toodeti kokku 980, mis on ligi 1000. No, ma just tahtsin selleni jõuda, et kui suur see partii suurus oli, aga ikkagi 980 pudelit saite teada, et on toodetud, mis sellele järgnes siis? Hakkasite nimekirja koostama, et või kuidas? Jaa, just, et me selgitasime välja siis, kes 2. veebruari seisuga üldse sellelt tootjalt on neid sellest partiist pudeleid ostnud. Saime siis 2 ettevõtet, üks ettevõte ostis 480 pudelit. Meie õnneks 2. veebruari seisuga ühtegi nendest pudelitest ei olnud veel müüki pandud. Ja teine ettevõte siis ostis 60 pudelit, millest siis kõik need 60 tarniti üle Eesti erinevatesse siis Circle K tanklaketi tanklatesse. Kui pikk see tanklate nimekiri umbkaudu võis olla? Ma ei mäleta peast, aga see oli päris pikk. Aga meie õnneks me saime hakata ju välistama, et me välistasime need tanklad, mis asusid väljaspool Harjumaad. Saime numbri kuskil üle 10 oli neid, mis olid siis Tallinnas ja meil oli täpselt teada, mis kuupäeval mitu pudelit ja kuhu tanklasse siis jõudis.
ja me hakkasime siis järjest neid tanklaid läbi käima, sest meil oli ju teada, mitu pudelit kuskil olema peab, saime siis üle vaadata, kas need kõik pudelid on olemas või on kuskilt mõni puudu. Lõpuks jäi meil sõelale 3 tanklat, küsisime sealt välja siis ka need videosalvestised ja lõpuks siis koostöös tanklaga jõudsime selleni, et tõesti 30. jaanuaril 2 isikut varastasid ühest tanklast siis 3 süütekeelipudelit. Varastasid ikkagi, jah? Jaa, no see oli peamine, ma ei tea, kas öelda just elustiil, aga see ei olnud esimene kord, jah. Ja üks nendest siis oligi see meile juba tuntud või tuttav Jevgenia? Jaa, just, ja meie tegelikult kaasuurija Leoga saime ka kohe aru, et temaga koos on seal tema elukaaslane. Mille järgi te ära tundsite, olid nad ikkagi näoga kaameras või kui selge see pilt oli? Saite te kohe põhimõtteliselt plaks üles võtta ja selle pildiga nina alla minna või kuidas? No nii hästi meil ei läinud, et meie võisime küll aru saada, et need on seal nemad, aga et kuidas seda nüüd ka teistel arusaadavaks teha, et seal oli paar detaili. Jevgeni elukaaslasel oli seljas täpselt seesama selline oranži värvi seljakott, mis oli Jevgenil kaasas siis, kui me Jevgeni kinni pidasime, üks seos. Ja teine seos oli siis see jope, mis oli Jevgeni elukaaslasel seljas, et see tundus meile kohe tuttav, tundus, et me oleme seda kuskil näinud ja sündmuskoha fotosid vaadates tõepoolest selgus, et seal samas põlenud korteris nagis see jope rippus, seega kiiret võtsime selle jope sealt kaasa, tegime DNA ekspertiisi ja näitasime siis sellega, et tõesti see Jevgeni elukaaslane seda jopet kandis. Nüüd Hisko, jällegi me oleme rääkinud mitmetest väga erineva kaaluga tõenditest, mis nüüd kokku panduna moodustavad ikkagi terve niisuguse pildi. Kui sa sellise pildiga lähed siis kahtlusaluse juurde või? Kes seni on oma seost igati eitanud ja oma põhimõtete tõttu ka võib-olla või oskuste tõttu varem karistatud inimesena või kriminaalse taustaga inimesena oskab ka suud kinni hoida. Ei räägigi midagi. Ja kui sa tuled siis selle kogumiga ta ette, kas siis lähevad tavaliselt häälepalad lahti või kuidas? Oleneb, kui tark on see inimene, kelle juurde me lähme, et mõni on nii-öelda meie ütleme adkaasis, eks ei räägi, ei suhtle meiega, aga üks hetk, kui me tuleme selle tõendite paketiga tema juurde, siis ta saab aru, nüüd peab hakkama koostööd tegema, nüüd peab minema erinevatele kokkulepetele, et võimalikult kiiresti ja lühikese karistuse endale saada. Ehk siis mõnikord nad mõistavad, aga üldjuhul sellised printsipiaalsed tegelased võib-olla alles kohtus. No ja kuidas Jevgeniga läks, kui talle ikkagi anti ette selline tõend, et see sama süütevedeliku või süütekeeli pudel, mis põhimõtteliselt oli sündmuskohal lihtsalt üks sulanud prügi, et sellest sai tõend, mille kaudu teda seostati. No ma kujutan ette, et ka kõige kangem pätt teeb selle koha peal suu lahti. Jevgeni nüüd on veel kolmas nii-öelda vorm neid tegelasi, et Jevgeni hakkab ehitama sinna peale oma elu nii-öelda ja oma legendi, et Jevgeni tegi seal, hakkas enda jaoks ära kasutama neid tõendeid ja looma sinna nii-öelda oma jutu taha, et näidata ära, et tegelikult ikkagi juhtus küll midagi, aga tema ikkagi seda kõike sellisel kujul ei tahtnud ja täpselt nii. Ja olles vaatanud ka ise Jevgeniga kohtus tõtt, siis ega ta ka kohtus suurt sellest tapmisest midagi ei rääkinud ja sellest suurt midagi ei arvanud, võttis oma 13-aastase karistuse seal suhteliselt rahulikult vastu ja nii oli. Jevgeni puhul on ju tegelikult tema iseloomus, eks seal on alkohol ja kõik narkootikumid ja kõik see muu, mis on ta selliseks teinud, aga ta on meeletult ettearvamatu, ta ilmselt on ettearvamatu ka enda jaoks, et tegelikkuses see, mis ta kannatanuga tegi, see oli ikkagi väga kole, et ta ikkagi lõhkus selle kannatanu täielikult ära, et ta ei suutnud pidureid endale peale panna, et tegelikkuses ta ju ründas ka päris kirvega tegelikult siis oma elukaaslase isa, et see oligi see üks nendest kuritegudest, mis seal selle tulekahju ja selle tapmise vahepeal oli. Kõigiti ohtlik inimene. No ikka väga ohtlik, et selle kohta on ka meil videosalvestus tegelikult mingil määral mingi nurga alt olemas, kuidas ta seda rünnakut toime pani.
Maarja-Liis, kui te peaksite sellest juhtumist tegema loengu nüüd tulevastele uurijatele, siis milline oleks moraal või suurim õppetund, mida neile selle näite järgi rääkida? No see näide on selles mõttes on hea näide, et meil on ju ka menetlusi ja kuritegusid, mille puhul sul on kõik tõendid lauale laotud, ole nüüd ainult tubli, pane need toimikusse. See oli nüüd natuke teistmoodi, ma arvan, lihtne moraal on see, et kui sa ikka teed seda tööd hingega, siis küll need tõendid ka tulevad, et kui sa nüüd otse ei saa, siis mine lihtsalt ringiga, et kuskil on need tõendid ikka olemas, tuleb lihtsalt üles leida need. Hisko, nagu me siit jutust kuuleme, siis tegelikult oli väga suur abi selle kuriteo lahendamisel erinevatest nii videokaameratest kui kindlasti ka kõneeristustest, aga millegipärast tahetakse hetkel kuidagi ühiskonna survel need võimalused politseil täna aina enam kinni keerata. Kui keeruliseks või võimatuks teeb see politseelu just täpselt selliste kuritegude lahendamisel, nagu me siin kuulsime, et õnneks ära lahendati? Võimatuks mitte, aga ülikeeruliseks kindlasti, et kui me täna ka siin oleme rääkinud, et nendest videotest, eks ju, bussikaameratest väike fragment, tanklast mingi osa, eks ju, isikute nii-öelda riietusest, mis on meie jaoks ülioluline, jupike siit, jupike sealt, et see on tegelikult, see ei ole nii lihtne, et uurijad lähevad ja pilt jookseb, et see on nagu meeletu töö, et kaamerad ja videosalvestus, see eriti sellistel nii-öelda varem juba nädala aega näiteks tagasi juhtunud teemade puhul on ülioluline ja me peame taastama selle algse nii-öelda sündmuskoha, me peame teada saama, kes siis sellel päeval liikusid, kus nad liikusid. Tegelikult väga tihti me saame ühe kaamera pealt teada, et kuskil on veel mingi kaamera, mingi oluline auto sõitis mööda, sellel autol oli see kaamera, nagu antud juhul oli, eks ju, bussipeatus, ja nägime, et buss sõitis mööda ja plaks meil oli olemas mingi fragment, küll mitte tuvastatav esialgu, aga meie jaoks on see ülioluline, me saime aja, me saime suuna ja me saime edasi töötada, et kuhu see inimene läks. Ja ma võib-olla selle osa veel ütleks ka ära, et kui see sündmus juhtus ja me saime teada sellest, see oli, Maarja, millal see oli, mis kuupäev? 2. veebruar ja 3. veebruari õhtuks oli isik kinni peetud, see on ainult võimalik tänu sellele, et me nii kiire tänu kaameratele, et kindlasti me oleks ta kätte saanud, aga see oleks võtnud aega, pakun nädal, kuu, et eks siin ongi see ühiskonnas diskussiooni koht, et kui me oleme nõus, et me tahame kõik väga privaatselt elada, siis me peame olema ka nõus, et tapped jooksevad mööda õue ringi ja me saame nad lihtsalt tunduvalt hiljem kätte. See on meie igaühe enda otsus, et kuidas me tahame. No kuidas tundub, Maarja-Liis, kui ei oleks saanud neid kaamerapilte kasutada, siis kas oleks juhtunud üks hetk ikkagi tupik? Ma täitsa usun, et võib-olla oleks juhtunud see tupik, jah. Et tegelikult selles menetluses ju kaamerad mängisid üliolulist rolli, nagu Isko tõi välja ka, et kõik need väiksed fragmendid, mis lõpuks sa paned kokku, meie jaoks on suur pilt ja mitte ainult selle jaoks, et me isikuni ka jõuame, vaid ka selle jaoks, et lõpuks see kuritegu oleks tõendatud ja et ka kohus leiaks, et see inimene on selle teo toime pannud. Ehk siis kokkuvõttes arvan, et me oleksime olnud tunduvalt halvemas olukorras tõendamise seisukohalt. No just ja nagu ka Hisko ütles, et te ju nokite sealt ikkagi fragmente, et ma ei tea, kas sul on mingisugune teadmine, et kui palju tunde seda videomaterjali selle juhtumi puhul sai üldse läbi vaadatud? Kümneid ja kümneid või sadu? Väga-väga palju oli neid tunde. Ja ega ei ole, et antud juhul, eks ju, Leo ja Maarja olid need põhilahendajad, aga tegelikult seal on terve talitus taga ja nagu ma ütlesin, eks ju, et ütleme, mustalt 36 tundi võttis nii-öelda avastamisest kuni kinnipidamiseni aega, kuriteo avastamisest, siis jah, tänu kaameratele me seda tegelikult nii kiiresti teha saime. Isikuvastaste kuritegude talituse uurija Maarja-Liis Põder ja talituse juht Hisko Vares, me täname teid täna saatesse tulemast ja seda filmilikku uurimislugu meiega jagamast. Meie läheme siit nüüd väikesele pausile ja siis on Krimiraadio tagasi, kuid juba uue teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio.
Krimiraadio jätkub uue teema ja uute külalistega. Kuku Tartu stuudios on koha sisse võtnud Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vossmann ja Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lauriine Tšitškan. Tere osalemast Krimiraadios kõigepealt. Tere! Tere! Me räägime üle pika aja taas Leedu autovarastest. Nimelt võtsid politseinikud möödunud kolmapäeva öösel Tartus kinni 27-aastase ja 32-aastase Leedu kodaniku, kes kahtluse kohaselt murdsid BMW sõidukisse ning varastasid autost rooli ja näidikute paneeli ning püüdsid varastada ka Porsche Cayenne'i esitulesid. Sama operatsiooni käigus võeti pisut hiljem kinni ka 31-aastane Ukraina kodanik, kes Leedu vargaid aitas. Just nimelt autodest ja autode küljest kõikvõimalike detailide varastamine näib olevat viimasel ajal suurem trend, sest tuleb sellest rääkida ja ka inimesi hoiatada. Nüüd kõigepealt sellest möödunud nädalasest operatsioonist. Mis seal siis ikkagi juhtus, kuidas see operatsioon iseenesest käivitus, kui tohiks nii tagasivaatavalt küsida? No siis ma kõigepealt kommenteerin seda politsei poole pealt, et jah, julgelt 10 aastat küll või isegi rohkem Eesti politsei teeb väga teadet koostööd väliskolleegidega, sealhulgas ka Leedu politseiga. Meil kuidagi on tavaks saanud niimoodi, et kui siia meie Maarjamaale kuskilt välisriigist mõni kurjategija tuleb kavatsustega siin midagi kurja teha ja meie kolleegid sellest teavad, eks nad siis meid teavitavad ja eks me koos hakkame vaatama siis, et mis meil siin öises linnas toimub. Nii ka sel korral. Tähendab, et see ei olnud nüüd niipidi, et keegi, ütleme, tähelepanelik linnakodanik nägi, et mingisugune askeldamine käib võõra auto ümber ja andis politseile teada, vaid et teil oli justkui ette teada, et on tulemas inimesed Leedust just nimelt vargile ja teadsite ka valmis olla. Just nii, aga jah, nii kaua kuni ka välisriigi kodanikud on nende minevik mis iganes, nii kaua kui nad siin midagi kurja teinud ei ole, siis nad ongi turistid, nii et nii ka sel korral. Aga nüüd tollel konkreetsel ööl, kuidas need sündmused seal arenesid? Teie teadsite, et nad tulevad ja edasi kuidas? Politsei teadis, et meile siis nii nimetatud vaatusel olevad isikud on Tartus siin koha peal ja oli mingid märke, et tol ööl nad võiksin midagi kurja teha ka ja nii läkski, et mehed proovisid ühel hetkel öösel siis Porsche Cayenne'il esitulesid täiesti ära tõmmata ja see neil ei õnnestunud, kui nad autole viga tegid ja ühele ühte BMW-sse nad sisse murdsid sealt rooli ja siis näidikute paneeli varastasid ja see oli ka hetk politseile, kui me nad kinni pidasime, nii et ei tea, mis neil olid veel kavas, aga igal juhul edasine tegevus oli tõkestatud juba nende kinnipidamisega. Aga kas nad jõudsid varem tee peal juba üht-teist korraldada või on selle kohta midagi teada? Praeguse seisuga kõik ei tea muidugi, et eks uurimine näitab, mis nad veel võisid teha kuskil, aga praegu tundub küll, et nad siin Tartus vähemalt tol ööl siin muud teha ei jõudnud. Ma saan aru, et kui läks kinnivõtmiseks, siis nad üritasid põgeneda ja põgenemise käigus varastatud kraamist vabaneda. Jah, et eks see öine linn on nii, et on pime ja tol hetkel, kui nüüd hakkasime kinni pidama, siis otse teolt sealt, siis nad proovisid põgeneda, et mõni minut nad seal majade vahel pimeduses jooksid ja kõik, mis neil mingisugune tõendiväärtus võib-olla võiski kaasas olla, siis sellest nad proovisid vabaneda. Politsei sai mõlemad mehed kätte ja ka siis hakkasime tagantjärgi asju kokku korjama, et mis nad siis jõudsid maha poetada ja mis mitte. Mainisite, et Leedu kolleegidega käib tihe koostöö. Lauriine Tšitškan, oskate te öelda, mis tegelastega meil tegu on, mis nende taustast varasemalt on teada? Kas leedukad on selle koha pealt midagi teile ka juba rääkinud? Nii palju me teame, et Eestiga nendel inimestel tegelikult igasugune side puudus. Mõlemad mehed on korduvalt karistatud, sealhulgas karistatud ka varguste eest. Ja samuti on karistatud siis see sama ukrainlanna. Seega sisuliselt võib öelda, et tegelikult ei olnud neil tegemist mingisuguse uitmõttega siia Eestisse sõita ja need vargused toime panna, vaid neil oli see tegevus ette planeeritud ja nad olid selleks ka põhjalikult valmistunud. Just nimelt te mainisite ukrainlannat ehk siis kolmandat isikut, Ukraina kodanikku, kes ka selle sama operatsiooni käigus pisut hiljem vahistati.
mis tema roll oli? Ma saan aru, et ta konkreetselt küll ei olnud seal varastamas, aga tal oli oma roll. Jah, et tema piltlikult öeldes auto kallal ei käinud, aga tema peeti siis mõni tund hiljem kinni ja tema roll seisnes selles, et ta sõidutas üht kahtlustatavat siis oma autoga Eestisse ja rentis ka koha, kus kahtlustatavad saaksid ööbida ja seal hoiti siis ka varguste toimepanemise vahendeid. Nad olid varasemalt tuttavad või mitte? Nad olid varem tuttavad, jah. Et see oli ikkagi teatud mõttes selline organiseeritud grupp lausa? Neil kindlasti oli seal grupi sees oma tööjaotus, jah, et kes mida täpselt teeb. Sellest samast Leeduga koostööst, et kuidas see käib, et kas tõesti Leedust siis aeg-ajalt saadetakse email või helistatakse ja öeldakse, et sõbrad või head kolleegid Eestist, teie poole on tulemas nüüd paar inimest teile vargile, et olge valmis, nad on sellised ja tõenäoliselt kipuvad nad varastama selles ja selles linnas selliseid detaile autode küljest. Või kuidas sellega on? See on igat moodi, et politsei on mitte ainult Leeduga, vaid et võtame lähiriigid Soome näiteks, Läti, Rootsi, erinevad riigid, et selline omavahelise koostöö nagu parendamine ja edendamine käib kogu aeg ja mitte ainult, et kuule, et teile tulevad sinna vargad või siuksed kahtse taustaga tegelased, et ma ei tea, olge valmsad või vaadake rohkem nendel päevadel seal kandis ringi, kui siuke eelinfo on olemas. Aga võib-olla olulisem on see, et me niimoodi vahetult igapäevaselt oma kolleegidega suhtleme ja proovime aru saada, mis on näiteks, ma ei tea, autovaraste puhul ka trendid igapäevased, et mis nad teevad näiteks Saksamaal, millised automargid seal on, mida nad varastavad, millised on need moodus operandid. Et elu näitab, et Eesti tegelikult on üsna väike ju riik ja meil ei ole siin need vargad nii massiliselt peal. Võib-olla see tundub, et nad on hästi aktiivsed siin, mingi aja tagant. Aga tegelikult on nad palju aktiivsemad Saksamaal, Poolas ja sealt on meile hästi oluline, et me saaksime oma kolleegide käest selle info kätte, mille vastu huvi tuntakse, millised on tegevuse moodus operandid ja kui me ühel hetkel saame selle signaali, et kuule, et vot see varaste seltskond on teil siia näiteks või nad mingil ajal on teil seal Eestis kuskil linnas, et siis me teame tegelikult, millele me peame tähelepanu pöörama. Juba mõni kuu tagasi tegelikult ka Krimi raadios osutasime, et viimasel ajal või viimastel aegadel on varastel eriline huvi just nimelt mitte autode vastu, vaid autode detailide vastu. Vastab see tõele, et see trend on selline, et nüüd just nimelt tullakse varastama neid detaile ja mitte autosid endid? No see ei ole meil praegu nii massiline, et kui võrdleme näiteks tänaval rataste vargused või võib-olla ka suvehooaeg just eriti jalgrattavargused või siis ka mõned, ütleme siis maakodudesse võib-olla sissemurdmised, et kui seda võrrelda, siis praegu seisuga, et meil autode detaile massiliselt varastatakse, ma pigem ütlen, et see ei ole nii suur probleem või see ei ole nii suur trend. Et selle eelmise nädala juhtumi pinnalt ütleks, et üsna siuke algusvaasis politsei poolt sekkutud ja tõkestatud. No varasemalt me teame, et kui Leedust juba autovargad kohale tulid, siis nad tegid ühe käiguga päris mitu vargust ja läksid siis suurema noosiga siit minema, et kas see käitumismuster võib olla sama või oleks olnud sama, kui te nüüd ei oleks sekkunud? Mina julgen öelda, et tõenäoliselt, et kui vaadata, et kui võtta autode küljest tulesid, siis vaevalt, et nad oleks leppinud 1 või 2 episoodiga, et kindlasti oleks ilmselt rohkem tehtud, aga see on oletus. Autode puhul on lihtsalt see, et kui sa varastad auto ära, sul peab olema võimekus sellega riigist välja sõita ehk ja enda saateautoga ära viia, ehk siis, et võtta üks auto ära, sul on vähemalt 2 autojuhti vaja, saateauto ja siis varastatud autojuhti. Kui varastada ära 2 autot, siis on vaja sul 3 varast selleks, aga varastada ära auto tulesid või rooli, ei ole sul neid juhte nii palju vaja, piisab sellest, et sa suudad need asjad ära võtta, kuskile nad peita ja võib-olla järgmisel päeval selle hunnikuga minema viia.
aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, saadet juhivad ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas küll Tartu stuudios Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vossmann ja Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lauriine Tšitškan. Ning räägime üle mitme kuu taas Leedu autovarastest. Ja on ka põhjus, sest möödunud nädalal ühed sellised Tartus tabati. On ilmselge, et need Leedu autovargad ei tule siia juhuse peale, vaid see on üks tellimus ja selle tellimuse taga peaks olema nüüd mingisugune organisatsioon. Kui palju sellest on teada? Praeguseks on teada see, et nad oleksid kindlasti tahtnud need autojupid transportida Eestist väljapoole, kuid täpsemalt kellele nad need edastada oleks tahtnud, müüa tahtnud, seda ei oska hetkel veel öelda. Selle kohta ei ole midagi rohkemat teada saanud, et kuhu need niidid lõpuks viia võivad? Seda selgitab meil praegu veel uurimine, jah, et seda me ei oska hetkel täpsustada. Muide, mida need leedukad ise räägivad ja ukrainlanna siis? Kes neid palkas, mis raha eest palkas ja nii edasi? See selgub samuti täpselt uurimise käigus, et menetlustoiminguid veel tehakse, samuti kindlasti kuulatakse kõiki kahtlustatavaid veel üle. Nüüd jällegi sellest leedukatega koostööst rääkides on veel mõningaid näiteid, kus see koostöö on viinud sihile nüüd, kui viimasest ajast võtta mõni näide? No viimatine juhtum oligi 2023. aastal, kui Tartu maakohus siis mõistis ka süüdi 3 Leedust pärit autovarast ja nemad siis varastasid Eestist tookord 4 autot. Need olid Toyota Land Cruiserid ja Lexused. Ja tookord siis karistatigi 2 leedukat 3 aasta ja 3. 3 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega, et see selliste tegude puhul on keskmisest rangem karistusmäär. Ja selles osas on tookordne juhtum praegusega sarnane, et ka neil oli hoolikalt ette kavatsetud ja läbimõeldud kuritegude toimepanemine. Nad kasutasid spetsiaalselt hangitud saateautosid, ühekordseid kõnekaarte, neil oli samuti kindel rollijaotus, et sõnum kurjategijatele nii selle kui ka tookordse kohtuotsuse puhul on see, et Eestis selliseid kuritegusid toime panna kindlasti ei tasu, kurjategijad tabatakse ja nendel ei ole siin kasulik toimetada. Ja see kõik oli 2023. aastal, nii et seal on ikka päris pikk vahe sees olnud. Ja seal on päris pikk vahe sees olnud, et viimatine kohtuotsus tõepoolest selliste tegude eest oli 2023. aastal. Nüüd, kui konkreetselt viimasest juhtumist jällegi rääkida, et mismoodi ikkagi kõigepealt leitakse Tartu linnast üles sobivad autod, et viitab justkui, et Eestiski peab olema keegi, kes aitab nad õigete autodeni jõuda. On see nii? Siin on jällegi saab paralleele tõmmata varasemate grupeeringute pealt, et tegelikult need kurjategijad ei vaja siin kohapealset inimest ja mina ütleks, et ka varasemad grupeeringud, võtame veel mõned aastad tagasi oli Aurimas Kirkaila juhitud ka Molinase grupeering, kes meil Eestis siin pahandust tegi, kokku me vist erinevatel aegadel andsime kohta alla või seal katsustatavad oli ligemale 20. Et, ja see päädis ju sellega, et me läksime lõpuks Leetu Kaunasesse kohale ja pidasime jõugujuhi Kaunases tema enda kodus kinni. Et see andis tulemust, see oli enne COVID aega ja COVID kindlasti oli appi meile siis. Aga natukene tagasi, et ka siis me nägime, et vargad töötasid puhtalt hit and run põhimõttel. Nad ei vaja siin koha peal mitte kedagi, kes aitaks neil objekti välja valida. Nad teevad seda ise, nad teevad seda õhtu eel või päev varem. Ütleme niimoodi, nende endal on kindlam see, kui nad vaatavad oma objektit välja õhtul, ehk kui autoomanik on oma auto ära parkinud juba, ta teab, mis on see olustik seal, et kui ta pimedas seal 2-3 tundi hiljem tuleb, siis ta teab, millega arvestada, kus kohas see auto seisab, kas on väravad lukus või on auto üldsegi nagu hästi lihtsasti, auto juurde saab hästi lihtsasti ligi, on seal mõned koerad või mitte, et nad ei vaja selleks kohapealseid inimesi ja veel, et kui nad kellegiga suhtlevad siin kohapeal, siis nende jaoks on tegelikult see risk, sest et
jällegi, mida rohkem inimesi on kaasatud, seda rohkem riske nende jaoks on. Praegu tegelikult toimetati samamoodi, et varem püüti kindlaks teha, et kus need huvipakkuvad autod siis täpselt asuvad. Ja tegelikult üks tähelepanelik kodanik isegi märkas sellist kummalist käitumist ja andis sellest ka politseile teada ja sellest oli meil siis hiljem omakorda suur abi. Ma peaksin ühe naiivse küsimuse veel küsima. Kui ma lähen autost välja, vajutan puldist auto lukku ja käivitub ka signalisatsioon, kuidas ikkagi jõutakse selleni, et kallihinnalistest BMW-dest varastatakse rool ja mingisugused näidikute tablood? Mis oskused neil siis on, et nad sedasi suudavad kõikidest lukkudest ja signalisatsioonidest mööda minna? Nad on tegelikult väga head spetsialistid, nad teavad täpselt, kust mida katki teha, kust mingi juhe läbi lõigata või kus nad siis, kui kähku nad selle signa, ütleme siis elimineerivad. Et nad harjutavad seda, nad on väga head spetsialistid, et ütlen minagi, et vaatasin, kui kähku see BMW-lt rool pealt tõmmati, see on minuti küsimus, et mõelge, et kui sekundite küsimus, et sisse pääseda ja minuti küsimus, et rool kätte saada ja nii kiiresti see käibki. Ja nii kiiresti see käibki ja auto ei läinud signalisatsioon tööle ei läinud, nii et nad tegelikult teavad väga hästi, nad harjutavad ja ma ütlengi, et nad on väga head spetsialistid siin, et kui mõtta ka näiteks Porsche Cayenne uus, et tõenäoliselt kui mina ise sinna läheksin niimoodi robustselt esitulede kallale, siis tõenäoliselt see auto läheks suht kähku signasse. Absoluutselt. Nendel käib see väga lihtsasti, et nad teavad väga täpselt, mida nad teevad ja kust mida torkama peab ja kust mida ära tõmbama peab. Ja lõpetuseks, on selge, et me usaldame politseid ja loodame, et politsei suudab õigel ajal siis need Leedu autovargad ka peatada, aga siiski, kas nüüd BMW-de ja Porschede ja muude kallimate autode omanikud peavadki arvestama võimalusega, et mingil hetkel saabuvad siia gastrolöörid Leedust, kes virutavad ära rooli või mingi näidiku või tuled, või saavad nad ise ka midagi teha, et nende auto ei oleks lihtne saak? No esiteks on mõistlik parkida oma autod niimoodi, et need ei oleks varastele nii-öelda lihtne saak. Võimalusel parkida neid autosid kinnisesse hoovi, garaaži, hästi valgustatud kohta. Ilmselgelt tasub ka oma autot lukustada, et seda tegevust veidi takistada ja tegelikult ka mitte nendele kalliste autoomanikele, aga ka teistele, et kui märgata enda naabruskonnas sellist tegevust, mis tundub kummaline või ebaharilik, näiteks sõidavad mõned autod kuidagi kahtlaselt, aeglaselt ringi või väljuvad sealt inimesed, kes tahavadki vaadata mingeid konkreetseid autosid, siis tasub sellest kindlasti kohe politseid ka teavitada. Et ei maksa karta, et tüli teete, kui tõstate häirekella, kui näete Leedu numbrimärkidega autot aeglaselt sõitmas mööda magala rajooni? Absoluutselt ei tasu ja tasub alati pigem teavitada kui mitte. On veel mõni näpunäide, mida võiks kasutada selliselt, et vähemalt teha see varastamine keeruliseks? No ma tooks võib-olla siia juurde, et kellel on eramajad ja kui teil ikka seal mõni koera aias on, siis üldiselt võid ka suht rahulikult magada, sest ma isegi alati kasutan seda fraasi, et kui me ka politseikortega vahepeal mõnel operatsioonil olema, siis üldiselt on see lemmikloom ja ka politsei töövahend selline, kellega läbirääkimis väga pidada ei saa, nii et ega nad vargad ei tüki sinna, kus kas või väike niisugune loom häält teeb, et jällegi, nende jaoks on see ebamugav. Võimalikult, neile meeldivad niisugused rahulikud pimedamad nurgad, kus saab segamatult askeldada, sest ega varas ka, enne kui ta seal enne varastamist ta vaatab, et mis on tal need riskid seal, kas keegi näeb, kui ta selle häält teeb, et läheb mõni tuli põlema või nii edasi, et me tegelikult kõik saame seda nagu ise ennetada, et teeme elu võimalikult keeruliseks neil. Selge. Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vossmann ja Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lauriine Tšitškan. Täname teid saates osalemast. Tänane Krimiraadio on sellega lõppenud. Täname külalisi, kes aitasid meil teemasid lahata ning loomulikult täname ka kuulajaid. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio.